Tere kõigile, mul on täna külas Ugo-Ander, tšau. jah, tšau-tšau. Ähm, Väike eellugu siis. Kui meie natuke rohkem kui aasta aega tagasi karnivoriks hakkasime, siis me ei teadnud kedagi Eestist, kes oleks karnivoor. Leidsime ühe grupi, mis ei olnud aktiivne tol hetkel, tegime oma grupi ja läksime teadmata ajaks Eestist ära. Kolisime Eestist ära Hispaaniasse. No selgus siis, et 4 kuu pärast olime Eestis tagasi. Aga Hispaanias olles käisime Carnivori konverentsil, see oli 5 päevane, kus olid siis palju tuntud inimesi koos, sealhulgas Anthony Jaffe, Sofia Clemens, Sarah Pugh, Richard Schmidt, Phil Scott, Ben Hunt, Natasha McBride, ei, seda nime ma ütlen alati valesti. MacBride minu arust või? Ahah. Jah, Campbell McBride, jah. Tema oli videoülekandega, ei saanud kohale tulla. Aga ühesõnaga, seal ma tutvusin ka Olivia ja Gregoriga, kes siis, Olivia aitab Anthony Jaffil organiseerida asju ja ilmselt ka paljudel teistel. Ja kui meil läks mõnusalt seal jutt jooksma ja siis Olivia ütles, et ma tean veel ühte eestlast. Meil läksid kohe kõrvad kikki. Kes, mis, sest meie ei tea mitte kedagi ja tal ei tulnud kohe nimi meelde, aga ma käisin mitu päeva järgi tal ja tuletasin meelde, et kuule, et otsi mulle ikka see nimi välja. aga et pidi olema hästi tore inimene ja meie kindlasti tahtsime tutvuda hästi toreda inimesega. Ja tegelikult, kui ma ei eksi, siis Hugo Ander ongi esimene nii-öelda meie karnivoorist sõber, kellega on olnud au siis rääkida ja kohtuda ja tutvuda. Tänaseks on neid sõpru väga-väga palju, aga ja selline eellugu siis sellele, et ma ei mäleta, kuidas sealt edasi läks, ilmselt me tulime mingi aja pärast Eestisse tagasi ja siis see grupp tegelikult hakkas alles rohkem kasvama. Et tore esimene karnivorist sõber Hugo. ja ei, see oli minu jaoks üllatus ka. see oli kohati šokk, ma mõtlesin, et ma olen üks vähestest siin, et siin Eestis suurt kedagi ei ole, kes teeb karnivori ka ja siis Olivia tõi mulle välja ja et oi, sa peaksid nendega tutvuma ja et, et sihuke tore paar käis Hispaanias ja Väga äge. siis see oli kohe väga huvitav, et keegi teine siin Eestis ka leidis midagi siukest. Ja nii huvitav on ju, et aasta aega tagasi tõesti tundus niimoodi, et ei olegi mitte kedagi ja meie oleme ainukesed ja meil oli ka see soov, et justkui nagu jagada, et sina olid juba seal kommuunis sees, eks ju, Anthony kommuunis ja said seal jagada ja küsida. aga me olime siin nagu veel ula peal ja alles tutvusime selle teemaga, sest et me ei teinud enne ennast sellega nagu tuttavaks, me lihtsalt hüppasime pea ees sisse, sest et meil ei olnud mitte midagi kaotada. Ja nii äge, et see kommuun on nüüd tekkinud, et palju toredaid inimesi koos. ja ma mäletan, kui see oli paarkümmend osalejat oli üldse selles grupis, see oli väike, kui see Mhm. algas, väga väike. Ja väga-väga-väga väike. ja nüüd on päris palju, üllatavalt palju Eesti kohta. On ja, et peaaegu 1000 juba tänaseks koos. Noh, kindlasti kõik ei ole 100% karnivoorid, väga paljud on seal ka, kes lihtsalt alles uurivad teemat ja nad on väga oodatud. Et loomulikult, kui see ei kõneta mingil põhjusel, alati on võimalus lahkuda, et see on igaühe enda vaba valik, aga oodatud on kõik, kes on siiralt huvitatud selle kohta rohkem teada saama. Et me ei räägi seal grupis ainult toitumisest, eks ju, me räägime üleüldiselt toetavast tervislikust eluviisist, et need kõik on omavahel seotud. et jah, soov on jagada eestikeelset informatsiooni, et ka meie vanemad, kes inglise keelt näiteks ei mõista, et ka neile oleks see informatsioon kättesaadav, et see on meie nii-öelda see sisemine aktivaator või missioon, et see lihtsalt siin tõi meid elule tagasi ja siis nii väga tahaks seda jagada, et äkki see töötab kellelegi teisele ka sama hästi. ja mul on sarnane lugu, kuigi ma ei ole kunagi olnud vegan või taimetoitlane, et jah. okei, aga lähmegi sinu loo juurde, sellepärast sa oledki mul siin külas, et
et saaksime jagada päris inimeste päris kogemusi. et ma vuristan ette küsimused, mis tahaks läbi arutada ja siis vaatame, kuidas see kujuneb. aga ma küsin täna Hugo käest, et kaua ta on olnud karnivoor, miks sa alustasid üldse, kaua sa plaanid sellega jätkata, mida sa siis täpsemalt sööd, kui tihti, kas sa võtad ka lisandeid, millised olid su sümptomid ja mis on siis paranenud või täitsa ära kadunud selle ajaga. ja lõpuks ka veel, et kui keegi tunneb huvi selle karnivoorluse vastu, et siis mis on sinu soovitused, et millest alustada või kuidas seda teha. aga alustame algusest. kaua sa oled karnivoor olnud? Järjest olen olnud aasta ja 7 kuud, aga kokku olen aasta ja 8 kuud, sest ma alustasin 2024 jaanuar. Ma tegin selle esimese katsekuu, siis ma võtsin circa 6 aega paus, sest oligi see eesmärk, et teha 1 kuu ja vaadata, kuidas on ja siis naaseda tavadieedile ja siis näha, mis vahe on. ja ma ei suutnud oodata tavateedel mahaminekut, siis ma alustasin märtsi alguses uuesti karnivori ja siis ma jätkasingi. See oli juba see moment, kus ma olin juba veendunud, et ma teen seda pikaajaliselt. aga ma ütleks kuskil pool aastat, paar kuud sellel dieedil olles juba, siis ma olin veendunud, et ma teen seda terve mu elu. See töötas nii efektiivselt ja nii tõhusalt ja siukseid kasusid ma ei ole mingitest lisanditest või ravimitest saanud. Ja ma olen proovinud igasuguseid asju. Et see oli minu jaoks suur teema ka eelnevalt sellele, et aga miski ei tööta nii hästi kui see. Lähedaltki mitte. Isegi kokteil ravimid ei suudaks sihukest asja teha. ja, et huvitav, et jah, seda tervist nii-öelda selles kapslis kahjuks ei ole keegi võimeline olnud siiamaani pakkuma. et jah. Ja lapsena tekkis see suundumus, et loota võib, et saab tervist kapsliga ja kõik probleemid lahendada, see ei toimi. See on utoopiline. ja, aga eks ta olegi vaata, et lapsest saadik juba mingid kollased terakesed ja mingid kapslikesed ja mingid vitamiinid ja siis see justkui kasvab meiega kaasa, et tervis tuleb sealt. aga ei ole niimoodi. meie kogemus näitab midagi muud, et samamoodi siin kõik järgi proovinud, aga tervis tuli alles päris toidust. aga kui sa läksid karnivooriks ja tegid selle 30 päeva ära, mis sa siis märkasid, see esimene 30 päeva? Ma ütleks, ma juba märkasin väga suuri vahesid 3-4 päevaga. Et see isegi, ma ei pidanud terve kuud ootama. Et ma ütleks, soolestik rahunes 80% umbes maha 3-4 päevaga. Et need sümptomid kahanesid nii kiiresti. Siis mu autoimmuunseisundid ka rahunesid maha ja artriit näiteks. Mul on sihuke, vähemalt oli, ma ei tea, ma ei ütleks, et enam mul artriidi sümptomid on seda haigust, kuna mul sümptomid lihtsalt ei ole. Et siis olid peamiselt lihasvalud, mitte liigesvalud, mis oli natuke teistmoodi, et see on sihuke natuke paradoksaalne, aga see oli see minu jaoks põhiprobleem, lihasvalud ja lihasväsimus. Aga liigesevalud oli lihtsalt lisaks, see tegi hullemaks lihtsalt. Ja siis teised artriidisümptomid ka, mis mõjutavad silma, organeid ja kõike seda süsteemi, et see ei ole ainult liigesevalu, nagu öeldakse. Siis ma ütleks, et alguses oli väsimus muidugi kohati, aga rohkem energiat oli. See oli veider. ja üks päev just Raigoga rääkisime täpselt samamoodi, et kui me varem olime väsinud, siis me olime ikka laibad, see oli täiesti nagu teistmoodi. aga nüüd on see, et isegi ka väsinud olles on energiat, see on kuidagi teistmoodi. ja see, ma ütleks, see vaimne energia, tegelikult seda oli nagu see mõtteselgus ja see energia oli olemas, lihtsalt see füüsiline väsimus oli see peamine probleem. Et mul tavaliselt, ma mõtlesin, et mul on kõik, mul ei ole mõtteselgusega probleem, et mul seda udust mõtlemist või
mis selle ajur. kohta eesti keeles öeldakse ja et seda ei ole, aga ma sain teada, et mul on Mhm. tehes karnivori, et see oli väga kiiresti arusaadav ja ma ütleks, mu nahk paranes kohati sel ajal äh,, siis äh, ma ütleks ATH ka, et see oli suure mõjuga äh,. et kuu lõpus eriti siis hakkas tugevamaks minema, eriti siis, kui oli see adaptatsiooni teel. ma muidugi ei adapteerunud tegelikult selle 1 kuuga, aga et see oli kohati raske, aga minu jaoks oli see soolestiku probleem number üks. See on number üks olnud mul terve elu, et see on pidevalt probleem olnud, et mul on IBS, IBD, et see võib olla mitu seisundit ka ja seal mul võis olla, mul võis olla hakata tekkima see kroonitõvi. Vähemalt minule tundus sümptomite juures või ulceratiivne koliit, siis mul hakkasid need sümptomid ägenema ja ma selles mõttes ma pidin oma midagi tegema, et vältida kõike seda. Et selles mõttes karnivoorlus oli sihuke loogiline viis, kuidas edasi minna. Mhm. No ühesõnaga, esimesed 30 päeva nii palju muutusi, et see on ka üks põhjus, miks me üldjuhul soovitame, et proovige 30 päeva ja kellel on tõsisemad hädad, siis tehke 90 päeva. Et kui tõesti ühtegi kasulikku mõju ei avaldu, et noh, okei, mine siis tagasi sinna. aga üldjuhul ongi see, et juba esimestel päevadel tegelikult sa tajud seda, kui hea see on, et kuidas keha rahuneb, soolestik seedimine rahuneb. et noh, kuna enamus inimestel on ju lekkiv sool, eks ju, siis kui süüa liha, siis liha on tegelikult toitainetest kõige põletikuvaesem, vahet ei ole, et räägitakse vastupidist juttu, aga isegi lekkiva soole korral su keha ei reageeri sellele sel viisil nagu kõik teised toiduained, kui nad sul lekivad vereringesse. et ja väga kiire soolestiku parandaja. ma ütleks, mul oli just isegi lekkiv sool ka, sest ma reageerisin igale toidule, mm. -hmm. et see oli päris õudne. ma pidin circa 3-4 tundi läks iga päev vetsu minemiseks ja ma käisin 7-8 korda. Et mitte nii tihedalt kui teised, aga kogu kestvus oli pikk ikkagi. Ja see oli tihtipeale oli see valus ja agoniseeriv ja päris rets. päris ja jah, noored inimesed ja sellised hädad, et nagu tulevik tundus väga-väga pime. jah, ja selles mõttes see oli juba aastaid allaminekus, et isegi kui ma oma toitumist muutsin, et siis ta ikka kippus see soolestik halvemaks minema, et ma ei saanud kuidagi seda korda. Põhimõtteliselt miski ei aidanud ja isegi rohkem liha söömine, siis see ei andnud ka kõiki neid tulemusi, sest ma juba eelnevalt sellele sõin 60-70% liha, et ma olin noh, lähedal hüperkarnivoorsusele, et aga ikkagi mul olid probleemid, sest minu arust on need ülejäänud taimekomponendid, mis olid probleemiks ilmselgelt, aga jah. mm. -hmm. inimesed hästi alahindavad taimi selles osas, et no ma olen ju karnivoor, aga ikkagi mingid probleemid on ja siis tuleb välja, et neil on veel mingid taimed seal sees. et see, need üksikud taimed, kasvõi mõnel jääb veel pipar sisse ainult, võib olla ka see, mis tekitab probleemi ja põletikku ja miks ei toimu täielikku tervenemist. et selles suhtes karnivoorlust saab hästi erinevat moodi teha, et väga tihti küsitakse ka, et noh, kuidas ma võiksin teha, aga kui mul ei ole sinu taustalugu teada, siis ma ei saa sulle päris sellist nõu anda, sest seda saab teha terapeutiliselt, tõesti nagu ravimise eesmärgil. või siis oled juba terve inimene, siis söö kõike, mis kunagi jooksis, liikus, ujus, lendas ehk et siis loomset ja kui see vastus on, kui sul on küsimus, et mida süüa, et kui sa küsid iseendalt, et kas see tuli loomalt ja kui vastus on jaa, siis jah, seda võid sa süüa. et pipar ei tulnud loomalt, siis seda ära söö. Ja ei tasu oodata kohe tulemusi ka, et kõik ei tule koheselt. ma pidin paljudeks kasudeks ootama kuid. minu soolestik üldse, ma ütleks täielikult paranes 1,5 aastaga. mm. et -hmm. see võttis väga-väga pikalt.
aga see on tõenäoliselt seotud sellega, et mul on juba teisest eluaastast on mul tõsised soolestikuprobleemid olnud, mis on püsima jäänud. Ja tõenäoliselt seal tekkis mu autoimmuunhaigus ka. Mul oli see akuutne infektsioon ja siis pärast seda tuli artriit, vähemalt sümptomid. -hmm. Ja, ja lekkivast soolest saavadki enamasti kõik probleemid algused, autoimmuunhaigused ja nii edasi, kus keha siis nii-öelda hakkab iseennast ründama. Et jah, ja olenebki, et milliselt pinnalt keegi alustab, eks ju, nagu sa rääkisid, sa olid lapsepõlvest saadik juba soolestikuprobleemidega. ja kusjuures eks need vaimsed probleemid ka oli, nüüd ma tagantjärele tean, millest. Et sellepärast, et mul enam neid ei ole maagiliselt. Räägi nendest. Muidugi see muidugi see on elustiil ka, et noh, selles mõttes, et kompensatsioonitehnikad, aga ma ei pea neid kasutama. Ja, et see segas väga koolitööd, muidugi oli see, kõik see peredraama ja koolidraama oli tohutu sel ajal. See oli suureks piinaks, eriti see kiusamise komponent, siis see teeb kõik raskemaks, aga jällegi oli see toitumine ka, siis lihtsalt see oli selle tuli selle taga ka, mis tegi kõik halvemaks. Et ei suutnud kontsentreeruda, tähelepanu osutuda, mäletada korrektselt, aeglane mõtlemine, siis hüperaktiivsus kohati. See hüperaktiivsus muidugi läks minema paar aastat hiljem, aga need ülejäänud sümptomid jäid see on sihuke väga depressiivne mõtteviis, et see on väga aeglustunud ja sa ei saa mõelda selgelt ja siis on see mõtteudu või kuidas seda öeldaksegi, et see oli see päris rängalt, eriti siis, kui oli mul tõsised toitainete puudused ja siis mononükleoos ka. Siis oli ikka õudne, siis ei saanud üldse selgelt mõelda, ma proovisin lahendada seda oma tervisseisundit ja ma mäletan, et ma ei suutnud mitte midagi mõelda, et kuidas seda lahendada ja neid seoseid teha ja millest alustada, et see oli lihtsalt alustad selle teema uurimist ja lihtsalt jäädki seda ühte asja lugema ja mitu korda üle ja üle ja üle ja üle ja see oli sihuke väga halb unenägu oli kohati. Et sihukest asja ma ei sooviks kellegi, et see on ikka hirmus. Et magad 13-14 tundi päevas või isegi mõnikord 16 tundi, ärkad üles ja oled ikka veel väga väsinud ja tahad uuesti magama minna ja kuigi füüsiliselt nagu seda tunnet väga ei oleks, sest sa just ärkasid, aga vaimselt on see sihuke tunne, et ärgata ei tahaks. Ja see oli mitu aastat. See kõlab väga minu loo sarnaselt. Et kui ma kuulsin kedagi rääkimas, mõttearendused, asjad, siis ma mõtlen, issand jumal, millise kiirusega nende see mõistus liigub, et siin on nagu kõik võtab nagu nii palju aega, sõnade leidmine võtab aega, mäluprobleemid ja ma olin juba sellega kõigega harjunud ja ma ei tea, mingi 10 aastat tagasi oli veel meningiit ka, mis pani ka veel korraliku ajupõletiku, eks ju. Ja sellele tüsistused ja nii edasi, eluaegsed peavalud ja migreenid. Et jah, ma tean seda ajuudu ja seda ka, et kui sa loed ja sa lihtsalt nagu ei saa aru ja sa loed uuesti ja uuesti ja uuesti, päris keeruline. See oli õudne ja pluss veel mul ei olnud sihukest kogemus ka, et ma mäletasin, et mul oleks nii palju parem seisund olnud ka, et mul oli raske aru saada, et kas see on nagu normaalne või minu suhtes või mitte. Teiste suhtes ma muidugi sain aru, et see ei ole normaalne, aga ma ei suutnud seda kuidagi kommunikeerida, et selgeks teha. Väljendada, eks ju, sellepärast, et see on meie reaalsus, see on meie elu, see on nagu, sa ei näe teise inimese pähe, on ju, sisse ja siin see asi nagu funktsioneerib niimoodi, et ma mäletan, ma küsisin endalt ka paar korda, et on see normaalne? Kas mul huvitav on ajudu? Kas mul on depressioon, aga vot ei ole millegi muuga võrrelda, et on see normaalne, et ma tõusen hommikul üles, olen juba väsinud ja täpselt, kui sa oledki nagu nii hapras kohas, nii katki ja haige, siis ei suudagi välja mõelda või neid seoseid luua, et sa oled ju nii väsinud juba, et me Raikoga kogu aeg pidasime neid diskussioone ja kui ühel oli parem, siis see aitas teist ja kogu aeg oli niimoodi. Et sa olid päris üksi sellega.
ja et mul on tegelikult pikk nimekiri sümptomites ka, mis mul oli, aga loe ette. ma pean selle välja tooma, sest mul ei kuidas jää kunagi meelde, see on liiga palju. mul on sama täpselt sellepärast, kui neid enam ei ole, siis nad on nagu pühitud ja ennem nad olid mul nagu iga päev ma olin nendega, eks ju, harjunud ja üks hetk, kui ma hakkasin seda küsitlust tegema, siis ma hakkasin kirjutama, tegin sinna gruppi küsitluse, siis ma paningi enda sümptomid põhimõtteliselt, eks ju, ja mis veel võib-olla pähe tulid ja neid oli mingi 40 ja nüüd alati, kui keegi küsib, siis mul, ma ei tea, kõht oli punnis, mingid üksikud asjad ainult. aga no, tahtsin midagi veel küsida. Kuidas sa üldse leidsid selle karnivooru, kuidas sina jõudsid karnivoorluseni? aa, äh, ma ütleks, see algas järk-järgult. Mina kunagi seda propagandat liha vastu ei uskunud, mul on see alateadvuses oli tõenäoliselt plokk peal selle jutul, sest ma ei ole leidnud kunagi, et liha oleks probleemi tekitaja. ma usun, et mu keha oli piisavalt intelligentne ka, et siis automaatselt sai juba aru, et see ei ole see paha, nagu öeldakse, et punane liha ja rasv on halb ja see küllastanud. ma kuulsin kõike seda ja ma lugesin ka seda. aga vaatamata sellele ma ei uskunud karvavõrdki seda, et see ei tundunud loogiline, seega ma ei fokusseerinud nendel teemadel, ma fokusseerisin teistele asjadele, et kuidas taimsele komponendiga kahjuks, vähemalt algus ja selle keskpaigus. aga tegelikult liha suurendamine aitas ja seda ma olen teinud seda ma tegin enne karnivoori mitu aastat ja see tõi päris palju kasusid, mul oli rohkem energiat, mõtteselgus oli parem ja ma ei, ma seda otseselt ei täheldanud liha kasuks, aga Mhm. tegelikult ma, minu jaoks oli see tervislikumalt toitumine, aga tegelikult see oli suuresti ikkagi liha tegemine ja siis mingite asjade väljajätmine. ja siis ma hakkasin uurima seemneõlide kohta, ma kuulsin vahetult selle kohta, et seemneõlid on väga kahjulikud ja siis ma hakkasin seda vaatama ja siis vähendama ja see tõi tohutud mõjud, et isegi omnivori dieetis viis seemnelid välja, et ta on ülimalt suure efektiga või vähendab vähem. sest alguses ma vähendasin, ma ei võtnud välja täiesti. ja siis ma leidsin paar kanalit, Sten Ekberg, siis doktor Paul Mason. doktor Paul Mason viis mind eriti sinna auku, et siis ma avastasin karnivoori kõik, sest huvitav on see, et tema ei propageeri seda otseselt. ta ei ütle välja seda, aga kui sa kuulad ta intervjuus, siis ta kohati räägib sellest ja soovitab ka. ta lihtsalt otse ei ütle seda ja siis sealt tekkis see huvi ja ma kohe väga kiiresti leidsin kõik need allikad ja tõestus selle kohta, et see võttis ainult paar kuud aega. et ma olin tegelikult enne karnivoorluse proovimist veendunud, et see töötab. ma teadsin juba raudkindlalt seoses selle teadusliku tõestuse alusel, sest see on see vaieldamatu tõsi, et see on eksperimentaalteadus ja seda me saame kindlaks teha, mitte see ei ole see epidemioloogia, mida kasutatakse. et suur vahe on ja et sihukest toitumist me oleme teinud juba miljoneid aastaid. see on evolutsiooniliselt kõige omasem, kõige kohasem ja see, mis me tänapäeval teeme, see on paarsada aastat olnud. ja heal juhul taimede söömine on olnud universaalselt olnud ainult paar tuhat aastat, sest tegelikult agrikultuurirevolutsiooni algusega ei tulnud ühtset taimesöömist, see oli sihuke väga hajutatud kasvandus alguses ja selle peale ei saanud loota. loomad olid ikkagi keskel, ainult paar tuhat aastat tagasi tuli see. et kui sa mõtled sellest perspektiivist, evolutsioonist, siis on väga selge, et see ei ole õige, mis me tänapäeval teeme. ja mõeldes seemneõlide peale eriti, see on ainult olnud 100 aastat. Mhm. seega natuke üle rohkem kui 100 aasta, aga see on väga uudne ja seda ei saa looduses luua. ja seda ei saanud meie esivanemad luua, sest neil ei olnud sihukest tehnoloogiat. isegi tavalises laboris ei saa teha seda, sul on vaja spetsiaalset laborit ja vahendeid selle seemneli loomiseks. et tegemist on nii sihukese tööstusliku ja see ei ole isegi toit, see on lihtsalt produkt. Mhm. Väga palju, mis me leiame täna poest, ei saa toiduks nimetada, kahjuks.
jah, annavad küll toidu nimetust, on toidupoes aga süüa ei kõlba. Toitaineid ei sisalda, tühjad kalorid, et ei toeta tervist. jah, terviktoit on selles mõttes ohutum, sa vähemalt tead, et see on päris, Mhm. aga, aga jah, keerulisemaks muutub, kui sa sööd neid kõiki töödeldud asju, et siis sa pead kuidagi analüüsima, et kas see on väga naturaalne või mitte ja eks selles mõttes töötlust vajab kõik, on ju, nad on töödeldud, aga et kui on pakki pandud, siis on ilmselgelt vaja mingit töötlust sellele, et peab ikka mõtlema, et kust su toit tuleb ja mida sa sööd, see on kõige tähtsam. Mhm. Ja et kas inimkeha on evolutsiooniliselt arenenud seda sööma üldse, et me võtame lihtsalt kogu selle evolutsiooni mitu miljonit aastat ja nüüd seemnelid 100 aastat, et siis see on ilmselge võõrkeha keha jaoks ja samamoodi ka see metsik süsivesikute ja taimede söömine on ju ka uuem teema. Et need inimkehad ei ole loodud selleks ja seda kinnitavad isotoopanalüüsid meie arheoloogilistest leidudest, et seal ei olegi mitte midagi vaielda, et ma veel ei saa aru, et kuidas veel endiselt on mingid fruktaarianite kanalid ja kes arvavad, et me oleme, ma ei tea, puuviljasööjad evolutsiooniliselt või noh, see on ju nii ümber lükatud. ja see on tegelikult teadusliku, see on teaduslik fakt, see on sama fakt, nagu on gravitatsiooniteooria või selles mõttes, et kui inimesed võtavad seda tõena, siis nad peaksid seda ka võtma, et see ei ole niimoodi, et sa saad valida, et mis teadust ma usun ja mitte, see teadus ei käi niimoodi, teadus on ikkagi tõepõhi all ja see on okei, kui sa ei tea selle Mhm. teema kohta ja et sa ei peagi olema veendunud, kas see on õige või mitte, aga sa ei tohiks seda eitada lihtsalt sellepärast, et sul on mingi eeldus või eelarvamus. Või et uskumus. jah, et see on ülioluline, et inimesed ei saa teadust aru ja muidugi väärkasutatakse seda, isegi paljud teadlased ei saa aru teaduslikku meetodist, et kui aus olla, siis ma ei pane pahaks seda, et tavainimene ei tea, mis teaduslik meetod on, kui isegi teadlased ei tea, mis see on Mhm. ja nad ei mõista seda, seega Mhm. Ilmselt tulevadki kas mingid ideoloogiad või usud või asjad tulevad vahele ja siis see nagu segab seda, et sa justkui ei tahagi näha seda päris tõde või seda teadust seal taga, et blokeerid justkui selle enda jaoks ära ja ajad ikka oma jahu edasi, et ja muidugi see ei ole eestikeelne raamat, aga see on väga hea seemneliide kohta. mhm. Et seda ma olen, ma ei tea, kas see fokusseerib ka Jah. üldse. Dark Colors ja väga hästi praegu on näha. ja, et see on väga hea raamat Catherine Shanahani poolt, et ma loodan, et tehakse eestikeelne versioon ka sellest, et need, kes ei suuda inglise keelt lugeda. Mhm. aga siin juba esimeses peatükis räägib, kuidas seemneid toodetakse ja miks need mürgised on. ja ta puudutab täpselt seda asja, mis on see tähtis, mitte see, et mida kasutatakse, et omeega 3 ja omeega 6 suhe on paigast ära, et see on mõttetu. see ei ole isegi see põhifookus seal, Mhm. see on lihtsalt lisanduv faktor, mis ei ole tähtis, kõige tähtsam on see rääsum. Mhm. et jah, seda ma soovitan lugeda, need, kes oskavad inglise keelt, siis on Mhm. kindlasti väärt. Aitäh soovituse eest. Aga räägi siis nendest sümptomitest, kui sul nüüd tulevad need, mis sul kõik olid. Äh, ma vaatan, ma vist kas ma peaks üles leidma. Ja mitmeid sa juba mainisid ka, et ühesõnaga tervis ja valu ja seedimine ja vaimne pool, need kõik olid see põhjus, miks sa selle karnivoorluseni jõudsid. Ja see sul juba esimese 30 päevaga tõid leevendust. Ja siis sa tegid katseperioodi tavatoitumisega, huvitav oleks teada, mis Ah, see juhtus. ja ma leidsin, et ja nagu ma mainisin enne, artriit, lihas- ja luuvalu, mis on ka seotud artriidiga, kuigi see on jällegi fibromüalgiaga seotud, mis mul tegelikult minu diferentsiaaldiagnostika alusel oli mulgi päris kindlalt fibromüalgia. arstid tavaliselt seda diferentsiaaldiagnostikat ei tee kahjuks, aga kui see võtab oskust ise teha, et see on päris keeruline, sa pead vaatama, mis tõenäoline. aga kui sa oskad seda teha, siis see on päris kasulik. siis on tinnitus, see oli mul, Mul oli ka ma just ära. mäletan, et lihtsalt muusikat, valjumuusikat kuulates pärast ma kohe, pärast lõpetamist ma kohe tundsin, kuidas mul hakkasid kõrvad sihuke
ma isegi ei tea, kuidas seda kirjeldada, see on sihuke rõhk tuli ja see kõrged sagedused hakkasid, see nagu jäi sinna kõrvastruktuuri sisse kinni, et see oli valus seda taluda ja see muidugi võtab selle tähelepanu ka ära, et aga see selles mõttes vaibus ära kuskil 5 minutiga. aga ikkagi see on niisugune murettekitav asi, et mõtled, et kõrva kuulmine hakkab vaikselt juba ära minema niisuguses eas, et see on päris haige. Ma olen teste ka teinud, et mul on see kuulmine on keskmiselt oluliselt parem, et nagu vennaga testisime, et meil on juba elevandi ringis natuke, mitte päris elevant tegelikult, aga ikkagi, et see ulatus, mida sa kuuled, võib olla palju suurem kui, mis tavapäraselt öeldakse, et 20 000 – 20 000 hertsi, et mina testisin, oli 14 hertsi kuni 24 000. seega, et see on huvitav, see võib olla geneetiline või mingid muud faktorid, aga see oli lihtsalt huvitav minu jaoks. et aga ketoosis olles seda ei pea kunagi ei teki. isegi vahet pole, kui valjult ma kuulan. et isegi kui ma piinan neid kõrvu, et ikkagi jääb, ikkagi seda tinnitust ei teki, et see ongi see, et see on põhimõtteliselt ära paranenud. et isegi kui see ilmselt hakkas ikkagi tulema. põletikuga seotud, mul lihtsalt tekib enda Jah. seos, et aju on põletikus, kõik me oleme eks ju põletikus. Ma arvangi, et see on põletik, jah. ja need müstilised sümptomid, ma just liitusin ühe grupiga ja inimesed kirjutavad nii, nagu mina olin kunagi, käisin mööda arste, et nagu igasugused sümptomid on ja keegi ei oska lahendust leida, aga noh, praegu ma vastaksin kõigile, et mine karnivoriks, aga see kõlaks nagu siin, ma ei tea, usukuulutaja, et siis ma lihtsalt olen vait. jah, eks see lähenemine, see peab alati valima, kellega sa räägid, et mõnikord ei tasu kohe soovitada kõige paremat asja, et võib-olla järk-järgult ja siis inimesed on lahtisemad ja avaramad. Ja. Mul oli teine sümptom, vertigo ka, see oli harva, kuid kui see juhtus, see oli väga ebameeldiv. et ma usun, et see on täiesti seotud selle tinnitusega, see on ka need kõrvasisesed struktuurid ja et ma arvan, et see on jälle põletikust tulenev. Siis oli iiveldus, kusjuures minul tekitas seemneõlid tohutult iiveldust, et see läks suuresti ära, kui ma seemneõlid jätsin välja. kuigi kui ma läksin karnivori peale, siis ma sain veel kasu. et ei olnud ainult seemneõlid, mis põhjustasid seda. Siis tasakaaluhäired, need olid natuke ka, mul on tegelikult loomult on hea tasakaal, aga ikkagi oli häiritud võrreldes praegusega, nüüd on mul väga lihtne tasakaalu hoida, et ma isegi ei pea muretsema. et lihtsalt automaatselt ja kusjuures, kui ma tegin karnivorlust, siis ma tundsin kohe, kuidas ma mängin pilli ka, kitarri. Ma tundsin automaatselt, et kuidas mul läks see pillimäng paremaks niimoodi, et kitarriõpetaja küsis ka, et kas ma olen harjutanud palju. see lihtsalt iseenesest läks paremaks. mitte midagi ei teinud ja see oli märkimisväärne vahe. ja üldse see motoorika ja see füüsiline võimekus, see oluliselt paremaks läks, et kindlasti soovitan, see ei olnud, mida ma ootasin, aga see oli meeldiv üllatus. Siis mul oli nõrk immuunsüsteem ka, et ma jäin põhimõtteliselt iga kuu jäin paar korda haigeks ja kui ma haigeks jäin, siis see oli tavaliselt nädal aega. et ma olin suurem osa kuust haige ja see ei olnud meeldiv. Siis tundlikud igemed, see on järgmine sümptom. mul oli see tõsine probleem, mul oli isegi igemepõletik. et toidud lihtsalt häiritasid seda ja isegi hambaid pestes ja sihukest hügieeni pidades see suurt mitte midagi teinud. ja sellega on seotud see, et mul oli kaaries ka paar aastat tagasi ja hambaid pestes ikkagi tuli kaaries ja ei läinud ära. et see on testament sellele, et see omnivori dieet ikkagi ei sobi ja kui ma läksin karnivori peale, siis lõppes see kõik automaatselt ära. kui aus olla, ma isegi enam ei pese hambaid, sest mul ei ole vaja, mul ei teki midagi hammaste peale. mingit haisu ka väga, kõik on puhas, mul ei ole enam neid probleeme, ma peaksin pesema. No tavaliselt süsimisega on see probleem, mis tekitab suus probleeme. jah, ja pluss veel ma söön väga, mina teen väga karmilt, ma söön veist, lammast ja
mäletsel oma liha ja soola. ma ei tarbi isegi piimatooted, mulle need ei sobi päris. Ühesõnaga, sa oled põhimõtteliselt laiali dieedi peal. ja ma olen 98%, 99% ajast olnud lõvidieedi peal. see, et ma mõtlesin, et ma võib-olla muudan seda, äkki lisan munad juurde, aga ma ei tunne ennast nii hästi, kui ma olen lõvidieedi peal, ja ma jätkan lihtsalt niimoodi edasi. Võib-olla see ei muutu ka, aga minu jaoks ei ole kurb, sest minu jaoks on see liha söömine iga kord on erinev ja väga maitsev. mul ei teki see väsimus. Siis ajuudu, seda ma juba mainisin. Mul oli lihaste atroofia. Lihased kahanesid, kuigi ma sõin 67% oma dieedist oli loomne ja mul ikka lihased kahanesid. See on ikka väga halb. Mul oli imeldamisega ilmselgelt tõsised häired. Aga mu võib-olla baasnõudlus oli ka kõrgem, mõeldes seda, et aastad oli see, mul on aastakümned olnud piiratud see dieet, kuigi ma sõin liha ja loomseid palju rohkem kui tavainimene, siis minu keha jaoks ei olnud piisav. Ilmselgelt. Kui ma karnivore alustasin, ma sain automaatselt paari kuuga, ma sain paar kilo lihast juurde. Sellepärast, et see oli alla mu baastaseme. Et sa saad võib saada lihasid juurde karnivoriga, aga tegelikult trenniga on see, trenni peab ikka tegema, sest sa saad oma lihased baastasemeni tagasi, aga rohkem kui see sa ei saa, et selle jaoks on vaja trenni ikkagi teha. Ja keha saavutab optimaalse toiduga, aga sealt edasi trenn ja liikumine ja ega meie eelvanemad ei olnud ka, esivanemad ei olnud ju sellised sedatiivsed, et istusid diivani peal ja ootasid, läksid külmkappi ja võtsid süüa, et kõik olid aktiivsed ja see on keha loomulik viis olla liikumises. Isegi kõndimine on väga hea, ma käisin Pariisis hiljuti ja ma kasutasin neid paljajalujalatsid ja ma kõndisin 20 kilomeetrit umbes päevas ja see oli siuke trenn jalgadele. Mitte lihastele, sest need olid juba treenitud, lihastel ei olnud mitte midagi, aga need väikejalalihased, mis on seal jalalaba juures ja kõik see siuke koorem, et see oli väga nõudlik mu jalgadele ja see oli hea trenn ja ma tundsin ennast paremini ka, kui ma kõndisin nii palju. Muidugi seal oli valu, aga need kasud on üüratud ka sellest, sest mul on see nahakoorik on väga paksuks läinud. Kui enne ma käisin kivi või asfalti peal oli valus, siis enam mul ei ole suurt midagi. Et see juba adaptiivne muutus juhtus paari nädalaga. Ma olin 9-10 päeva, läks aega, et see muutus tuleks. Sest nii kaua ma olingi Pariisis. Et siuksed asjad ka on huvitavad, et ma teen ikkagi edaspidi, plaanin ka seda paljajalujalatsit kasutada ja ma olen ostnud endale juurde. Et lõpuks võib-olla on isegi jalg läheb nii jäigaks, et saab joosta asfalti peal, ma pakun. Et tavainimene küll seda ei saaks teha, see ei ole üldse lihtne, see on väga valus ka, kui proovida. Ma olen natukene, isegi juba kõndimine on valus, siis jooksmine on palju hullem. Ja see hõõrumine tekib seal. Ja, aga kõik on adaptiivne, see mõttes, et tegelikult ongi normaalne, et jalalabad oleksid hästi jäigad ja tugevad, nagu meie esivanematel olid. Et ma astusin nõela peale ka näiteks ja muidu oleks see nahast läbi läinud, aga pärast Pariisi läinud. Kogemata astus, mitte eksperimentaalselt. Et nõel ei läinud läbi naha, et liiga paks oli. Mis oli hea, valus oli küll. Et jah, nagu ma mainisin, mul oli see IBD, SIBO, mis on see lekkiv sool. Siis oli see puhitused, kõhulahtisus, kõhukrambid ja kõhukrambid, need olid ühed õudsemad asjad. See on mõnikord siuke tunne, et lihtsalt soolesti. Jah, keeratakse seest välja. See tundus nagu soolevähi moodi ka, ma uurisin selle kohta, et võib-olla mul hakkas juba soolevähk tekkima mingi tõsine seisund. Et mul sümptomid ainult hullenesid ja mul tekkis veritsus ka lõpuks. Ja see läks aina hullemaks. Ja
see oli päris hirmus, et ma mõtlesin, et ma elan paar aastat või 5 aastat veel ja siis ongi kõik, et Mhm. nii hulluks läks. Mhm. aga Aga kas sa kasutasid ka mingeid allopaatilise meditsiini, siis neid tavaasju ka või? sa proovisid? äh, kus ravimid jah, jah. kusjuures see oli mõttes, aga ma lükkasin selle välja, sest mulle ei meeldi allopaatia. Mhm. see, et ja ravimite peal olla, minu jaoks see tundus juba intuitiivselt väga vale. Et ma proovin midagi mätkida nende ravimitega, ma sain aru, et see ei ole raviprobleem, et see ainult tegeleb sümptomitega. seega, miks ma peaks seda tegema? ja kui aus olla, ma olen liiga palju meditsiini ja teaduskirjandust lugenud ja meediat vaadanud, et ma teaks seda, et need ei tööta. et muidugi House'i vaatamine ja see oli ka kasulik. et selle allopaatilise meditsiini kohta rohkem teada, et, äh, et see ei ole lahendus, sellepärast ma ei võtnudki üldse ravimid, suurt midagi. mul on olnud selles mõttes piiratud kontakt. ma muidugi kasutasin meditsiinisüsteemi, et leida probleeme, Mhm. aga see ei olnud tõhus. kõige tõhusam oli siis, kui ma ise võtsin ohjad kätte ja uurisin ja tegin. et jah, see on tasub arvestada. Mis mul veel oli? Sihuke torkav valu oli seemneõlides ka. väga huvitav, et kui seemneõlisid tarbida, siis kuskil pool päeva, päev hiljem või isegi mitu päeva hiljem mul tekkisid torkavad valud ja see oli väga veider, isegi silma taga oli, siis oli peas, igal pool oli, et siuksed väga veidrad ja ebameeldivad sümptomid, eriti peas oli, Mhm. et pea sisemuses või kuskil tõenäoliselt veresoones või kus need retseptorid on. et seal tekkis sihuke torkav valu ja see oli väga ebameeldiv. et ja ma sain aru, et see on seeneõlides, sest ma eksperimenteerisin sellega ja mõned toidud ja siis mul tekkis see asi uuesti. et kui kellelgi on siuksed imelikud torkava valu sümptomid, igasugused asjad, siis tasub vaadata ikkagi seda seemneõli tarbimist. siis oli krooniline see väsimussündroom mul, mis on paljudel inimestel, aga see on väga ebameeldiv, see teeb päevase elu raskemaks, motivatsioon ka langeb, ei ole jaksu ega jõudu midagi teha. või kui on mingit jaksu jõudu, siis see on väsitav, see ei ole energiseeriv, see ei anna energiat. ja selle jaoks on vaja magada selle arvelt ka või isegi rohkem, Mhm. et taastada ennast. et see oli õudne, siis halb seedimine, et see oli suureks probleemiks mul. enam see ei ole probleem, mul on seedimine väga korras. mul oli tõenäoliselt Raynaudsi haigus või fenomen ka. muidugi tegelikult seda isegi arstid ei saa kinnitada, nad teevad diferentsiaaldiagnostikat selle jaoks. et seda ma lihtsalt leidsin, et mul olid siuksed püsivalt jäsemed olid külmad, jalad ja käed ilma ilmselge põhjuseta. et miski lihtsalt käivitas selle natukene külma põrnalt ja siis juba mul hakkasid jäsemed ja käed väga külmaks minema ja see oli ebameeldiv. see oli valus ka kohati. ja eriti külmaga. et kui sa ei soojendanud oma jäsemeid, siis see läks aina valusamaks ja hullemaks. et see on tõsine probleem, ma arvan, et kui see ei ole Raynaudsi, igastahes mul sümptomid olid. et vahet pole, mis seisund see on. niikuinii meditsiinis kasutatakse igasugused terminid ja haigused niimoodi, et nad oleksid terve oma eluea, aga tegelikult asjad päris nii ei käi, et nad ei saa seda kindlaks teha. et kui nad panevad isegi diagnoose, et kas see on terve sinu elu või see on mingi ajutiselt, neil ei ole vahendeid selle tuletamiseks. Nad ei saa seda teha, et kui arst ütleb sulle seda diagnoosi ja seda ei saa muuta, siis ära usalda automaatselt. sa ei saa sihukest asja väita, keegi ei tea seda vastust. ja artriit ja kõik need sümptomid, millest ma olen rääkinud, need on ka seotud sellega, selles mõttes, et need on ka muutumatud ja eluaegsed nii-öelda sümptomid. ja ravimatud, eks aga ju. jah, Mhm. aga kui keegi ütleb sulle seda, siis automaatselt ei tasuks neid usaldada. Mhm.
sest see on tõsine ohumärk, nad ei mõista päriselt, mis toimub ja see näitab seda, et nad ei oska ravida ka neid asju, see on kui kurb, nad ütlevad, et jah. Et inimesed võtavad selle nagu endale kui saatuseks ja noh, see nüüd olengi mina, nad hakkavadki elama seda identiteeti ka, et mina olengi see haige, see noh, kõik on ju peas ka kinni. Et jah, see aina süvendab seda, nagu Raigole öeldi a la 10 aastat tagasi natukene vähem, et sul on see autoimmuunhaigus, türatiit, kilpnäärmehaigus, et varem või hiljem sa hakkad võtma ravimeid ja sa hakkad võtma neid iga päev ja sa võtad neid kuni surmani. Ja kui Raigo küsis, et kas toitumine võiks aidata, ei, toitumine ei puutu absoluutselt siia, et see on fakt ja nii on ja, aga Raigo ei suutnud sellega leppida. Ja siis hakkaski see teekond otsimaks tervist siis läbi muude viiside, et me ja proovisime 100 erinevat asja ja paljudest asjadest on abi. Et aga täna me oleme siin, et jagada seda infot, et kuna me oleme ise 10 aastat otsinud abi ja leidnud selle lõpuks evolutsioonilisest toitumisest, mida me oleme terve elu teinud, eks ju, või noh, inimkond on teinud, et abi sellest, siis tahaks nagu aidata inimesi, et nad ei pea nagu kõiki neid ämbreid läbi kobistama, mis me oleme teinud, et minge kohe ja need teised asjad võivad ainult toetada, need ülejäänud praktikad või mis iganes võivad toetada aga seda juurpõhjusega, kui nad ei tegele, siis nad teevad sul korraks paremaks, aga kui sa ikka paned seda õli tulle toitumise näol, siis olukord süveneb. mul on selles mõttes sarnane lugu, et mina hakkasin kuskil 12 eluaastast pihta selle uurimisega. Ma hakkasin väga varakult, sest keegi ei suutnud mind aidata ja keegi ei osanud nõu anda, ma küsisin nõu, proovisin abi leida, mitte keegi ei osanud aidata. Et ma pidin kõike ise tegema, et see oli päris jõhker ja ma tegin, no nüüd ma olen 24, see on jah, umbes 12 aastat olen selle teekonna peal, et uurin neid asju. Miks ma olin nii haige ja kuidas ennast ravida ja et selles mõttes ma tegin palju vigu, võttis palju aega, ma oleks lootnud, et see teekond oleks lühem, aga jällegi see on selles mõttes väga väärtuslik, et ma ei oleks saanud neid teadmisi ja neid kogemusi, kui ma ei oleks seda teekonda läbinud. Selles mõttes ma ei kahetse seda. sama siin. Eriti kui see tõi karnivoorisse juurde, no sest täpselt, karnivoor, selline tunne ongi, et sa pead nagu hullult kannatama enne, et jõuda nagu selleni, et noh, tegelikult ei pea, eks ju. Et me ka mõtleme, et oleks keegi meile kunagi varem juba juhatanud tees endani, kõik need muud asjad oleks, no tõesti lõppes sellega, et ma arvasingi, et homset päeva ei tule ja mul oli rahu sees, et noh, lõpeb ära ka see piin nii-öelda, eks ju. Et aga samal ajal ma olen jube tänulik nagu see Kent, ma ei mäleta, mis ta nimi täpsemalt on, kellel on kott kõhu peal. no, jäi oma soolest ilma pärakust, eks ju, toitumise pärast, taimede pärast. aga ta on ka tänulik, et tänu sellele ta jõudis karnivoorluseni, küll kahjuks liiga hilja, elu lõpuni peab olema, ei saa seda tagasi pöörata, eks ju, aga tal kõik muud eluvaldkonnad on lihtsalt niivõrd palju paranenud, nii et iga asi on millekski hea. arvan, et see Kendiga ma suudan ma saan tast aru selles mõttes, et ma suudan seostada ennast temaga, et Mm -hmm. see oleks võib-olla olnud potentsiaalne teekond mul ka Mm -hmm. lühidalt, kui ma oleks jätkanud seda toitumist, et mul oleks ka operatsiooni olnud vaja ja igasugused ravimid, et üldse ellu jääda. Õnneks ei läinud nii. Mm -hmm. Muidugi see ei ole ainult õnneks, sest ma ise tegin selle ka, et ma ei läheks seda teed. Ma tegin kõike, mis ma sain. Mm -hmm. Selles mõttes jah. Kas ma nimetan, mul on veel sümptomeid, ma ei tea, kas. no loe ette, mis sul kõik on, mida sul enam ei ole. Aga kuivad silmad, see oli tõsine probleem, see tegi mu nägemise nii palju halvemaks omnivori teedil, et mul selles mõttes ei ole nii tugev miinus prillidel 1,5. aga kui mul kuiv silm, sümptomid tulid, siis salvenes kuskil ligikaudu 4-5-le, ma nägin häguselt. Sest kui sul ei ole seda vedelikku silma juures, siis sa ei näegi teravalt, sul on vaja seda, see lubrikeerib ja aitab nägemisega, et ja seal on füüsikalised põhjused ka, miks see nii toimib. Et seda mul ei olnud ja see oli tõsine.
aga kui ma alustasin karnivoorlust, siis läks see päris kiiresti paremaks. aga alles paari kuu pärast hakkas see juba taganema ja nüüd on, ma ütleks, see kuisilm on põhimõtteliselt, mul ei ole enam neid sümptomeid. et see oli tohutu mõju, et kui kellegi, kes on kuivad silmad, et siis see on nagu hea viis. muidugi mind aitas omeega-3-d, kalaõli, siis ma tarbisin enne karnivoorlust, see aitas mind. kuigi karnivooris ajal, kui ma proovisin kalaõli, see ei aidanud enam mind. et mis on väga huvitav. tõenäoliselt see on seotud sellega, et lihtsalt loomalihast ja see liha, mis ma sõin, ma sain juba piisavalt omeega-3-sid. et siis lisand nagu võtmine ei olnud kasulik. et see on minu lihtsalt järeldus sellest. ja muidugi D-vitamiin ja need asjad ka on tähtsad selles mõttes. mul olid igasugused peavalud ka eelnevalt. pingepeavalud tavaliselt magamisest ja seda oli keeruline vältida mõnikord, aga tavaliselt see tekkis siis, kui vähe magatud oli, mul enam pingepeavalusid põhimõtteliselt ei ole. siis olid mõnikord olid klastripeavalud, mis on ühed hullemad, need on silma taga valud ja see oli selles mõttes väga haruharva, aga see oli õudne, kui see juhtus, et silma tagant oli sihuke peavalu ja see oli sihuke torkav valu, et see oli hirmus ja väga ebameeldiv. üks valusamaid asju, mida ma olen kogenud. siis on muidugi kofeiinist olid peavalud, et isegi kui kohvi tarbida, siis kui sa ei saa kohe seda doosi või isegi kui sa saad, siis mõnikord tekib peavalud. see oli sihuke tavaline asi, millega pidi tegelema. siis mõnikord olid need peavalud, mis oli seotud selle lõuaga. et see on sihuke eraldi tüüpi peavalu, et kuidagi see luuk saab olla seotud peavaluga ja nad on omavahel seotud, et see on sihuke teistmoodi peavalu, et kõik need on omamoodi. pluss veel mul olid migreenid olid kõige hullemad, sest need olid pidevad. kuus vist 2 korda tavaliselt või isegi 3 korda mõnikord. ja see häiris igapäevast elu. liha tarbimise suurendamisega läks see migreenid kuskil iga paari kuu tagant. et iga 3 kuu tagant oli 2 või 1, mis oli juba päris palju parem. ja mul vennal on ka migreenid, aga temal ei ole ära läinud. aga jällegi tema ei ole oma dieeti niimoodi muutnud ka, nagu mina olen. aga isegi tema on leidnud kasu, kui ta on vähendanud süsivesikuid, noh, vähemalt suhkruid ja et ja, et see on väga huvitav. siis mul olid mõni aeg ma eeldan, et B12 puudus liha süües. et mul oli sihuke põletav valu või sihuke kõdin, mis tekkis igastahes nende jäsemetes, eriti sõrmeotstes ja see oli väga ebameeldiv. et see on tõenäoliselt seotud selle B12 puudusega, miks see tekib. kõige tõenäolisem seletus on muidugi, et närv on rõhu all, kuigi mul ei olnud närv rõhu all. et sest ma muutsin asendit ja see juhtus mul mõlemas käes, ei olnud ainult ühes käes. et see ongi see, et B12-ga mul ilmselgelt olid see oli tõenäoliselt väga madal, et mul siuksed sümptomid ju tekivad sul, see peab juba tõsine olema, et sul tekivad siuksed need võdinad või mis need põletustunne või see on juba päris halb. ja mõeldagi see, siis sel perioodil ma sõin kuskil 40-50% liha niikuinii või loomset oma dieedist. ja ma sain ikka neid sümptomeid, ma ei olnud isegi vegan kunagi. ma saaks aru. Vahemärkusena võib seda öelda, et kui sa sööd taimi ja liha koos, siis taimed ju tegelikult, seal on antitoitained ja blokeerivad hoopiski seda lihast saadud võib-olla kasu või neid vitamiine. ja kindlasti ja see sõltub, mis antitoitained. vist võib-olla rauda nii palju, heemierauda nii palju ei blokeeri, aga tavalist rauda kindlasti. seal on hästi palju toitained ja antitoitained ja igasugused vitamiinid näiteks, neid saab blokeerida, B6, B12 tõenäoliselt ka igasugused. ja isegi kiudaine iseenesest on juba blokeeriv, sest ta imab neid mürke ja toitained mõlemad. ega kiudaine ei erista, mis on hea või halb. et see, mis öeldakse, et kiudained on nii head, tegelikult ei ole, eriti kui karnivoorlust teha.
sest see võib sul segada seda imendumist ja ainete kättesaamist. aga see on teine teema, see on nii pikk, rääkida nendest antitoitainetest. jah, jah, nagu ma mainisin, igastahes see ATH läks paremaks. ma isegi ei tea, kes see ATH, mida see tähendab, sellepärast et minu jaoks see on lihtsalt kollektsioon sümptomeid, mis on tõenäoliselt olnud sünnist saati, aga jällegi, kes see teab, võib-olla sünnist saati oli sul juba vale toitumine. no nagu mul mida oli. lastele ikka süüa antakse, et tuju on paha, kommitahad ja jäätistahad ja ma mäletan ja need hommikuhelbed ja see, muidugi piim oli kõige parem asi seal, aga see oli ainukene hea asi, mõeldes sellele, isegi see piim ei olnud nii hea, sest oli, see on ju sinu ajal söödalaut- pastöriseeritud, eks ju? ja söödalautade piim, see ei ole see maapiim või toorpiim ja need krõbinad, nad panevad sinna seemneli ka ja see on süsivesikut täis ja see oli õudne ja ma mäletan, nii palju, jah, et see tekitas nii palju häireid, need hommikuhelbed ja see lihtsalt peatas mõtlemisvõime ka. eriti hommikul süüa kooli minnes, see lihtsalt ei töötanud, see oli väga halb. jah, et minu jaoks need seisundid kõik on muutuvad, et minu jaoks võib-olla mõned seisundid on eluaegsed, geneetilised ja mingid siuksed erandid on ikka. aga enamus neist ei ole eluaegsed. ma ei näe üldse tõestust selle. see, et nad on inimesel eluaega, see ei tähenda, et need on eluaeg. see lihtsalt tähendab, et no kui sa ei võta tekitajat ära terve oma elu, siis ilmselgelt see kestab, see seisund terve su elu ka. et see ei tasu mõelda, et nüüd, kui sa mitte midagi ei tee, siis läheb asjad paremaks. Einsteinil oli hea tsitaat selle kohta, et sama asja tehes, et ära oota teist tulemust. ja kui sa teed sama asja ja sa ootad teist tulemust, siis see on hullumeelsus põhimõtteliselt. see on parafraasitud, aga põhimõtteliselt. no see ongi hullus kohati, sa arvad, et midagi läheb paremaks, ei lähe. Iseenesest ei tule need asjad, ikka peab ise tegema. ja ma ütleks, et mis paremaks on reaktsioonikiirus, mälu, kõik see mõtteselgus, tähelepanu, kontsentratsioon, et mul ei ole enam probleeme, et ma võin tundide viisi kontsentreerida millegi peale ja mul ei ole probleem. ma saan mõelda, ma ei väsi. pärast tööpäeva mul ei ole seda väsimus ka. mul on vaimselt väga nõudlik töö ka, et selles mõttes, et see on, kui midagi väsitab mind vaimselt, siis see on see. aga isegi see on, ta on väsitav, aga ma saan teisi asju pärast tööd ka teha, mis on intensiivsed, et see ei ole nii hull probleem. taastumine on parem, on ju, karnivoorluses? jah, oluliselt ja kõiki neid stresse talub ka paremini, et mul on lihtsalt kogu aeg, ma ei tea, kas õige sõna on öelda, et zen, aga see mõtterahu ja kõik see on olemas, et väga, mul juba enne karnivoorlust oli see, et ma olen ennast treeninud niimoodi, et vahet pole, mis olukord, ma suudan rahulikult mõelda, kui ma tahan. aga karnivoorlusega see on veel tugevamaks läinud, et see on, selles mõttes see on väga hea asi. et jah, vahet pole, mis olukord, ma saan rahulikult mõelda, ma ei pea minema kriisiolukorda ja nagu paljud inimesed lähevad, et see on väga kasulik ja siis ma ütleks nägemine ka paremaks läinud, aga üleüldiselt, aga sellel ei ole nii suur efekt, kui teistel on olnud. vähemalt kui mina olen lugenud, et see ikkagi varieerub. tahan ka öelda, et iga keha on erinev, et kui mina või keegi teine räägib oma seda tohutut tervenemislugu, et siis ära kohe võtta, et noh, minul peaks ka nüüd samamoodi minema, et samamoodi minul on need floatersid, mustad täpid silme ees ja osad on rääkinud, et juba paari kuuga need lähevad ära. no ma olen peaaegu 1,5 aastat olnud ja mul ei ole ära läinud ja võib-olla ei lähegi ära ja mis siis. et see on nagu nii väike asi nende muu 40 sümptomi, mis mul tõesti nagu elamist segasid, mis on ära läinud. aga võib-olla on aega, et osadel lähevad ka hallid juuksed ära ja osadel võib-olla ei lähe. see võibki aja küsimus olla, aga seda võib-olla saab kiirendada ka mingite asjadega, aga ega ei tea täpselt. see ongi see, et võib-olla kui sa rohkem omega-3 saad, äkki aitab, võib-olla ei aita, võib-olla ei ole efekti. On siuksed lisandid ka, mis on suurendavad tüvirakke ja tüverakkude tootmist, võib-olla see aitab, võib-olla mitte, et seda tasub eksperimenteerida siis, kui on soovi muuta. Kui see ei ole nii kriitiline asi, nii tähtis, siis
ja äkki läheb iseenesest paremaks. süüa inimese loomuomast toitu, luuüdi, ajumaaksa, neid ka No siis. need on ülihead allikad. No just, Aju. just, et meil on see Hispaaniast alates, me hakkasime tegema PKD-d. Nüüd enam mitte, aga olime ka põhimõtteliselt, noh, mina olin mingi aasta laian, et ja vahepeal proovisin mingit muna või piima, siis mu keha kohe reageeris, nüüd ta reageerib aina vähem ja vähem, aga kui ma söön ikkagi mingi perioodi rohkem piimatooteid või munatooteid, siis mu keha juba hakkab reageerima, tekivad kuumalained, tekib akne, immuunsus läheb alla, noh, ühesõnaga ma tajun ära. Et aga noh, see ongi hea tööriist, et ma saan alati minna laianiks ja sümptomid, mis tekkisid sellest muust toidust, kohe kaovad. ja sa tead, mis toimib, et Jah. mina alguses tegin, ma tegelikult sõin tahtlikult liiga palju makse üks kuu, Mhm. kuskil 4 kilo, ma teadsin, et see on liiga palju ja ma kannatasin paar kuud pärast seda, et aga asi on see, et alguses oli mul toitainete puudus, et see maks oli kasulikum. Nüüd, kui ma maksa söön, mul isegi paarsada grammi on liiga palju. Ma võin saada peavalu sellest ja ma ei tunne ennast nii hästi. Ja Mhm. see võib mitu päeva kesta. Mhm. Muidugi kõige hullem on esimene päev, aga siis läheb aina paremaks. Mhm. Et ma arvan, et see maksa ja need asjad tarvitamine, et organite tarvitamine, see sõltub, kus faasis sa oled, et kui sa oled juba, ma arvan, tervenenud, siis on see Ja, võib-olla ei olegi üldse vajalik, võib-olla väike kogus. ja absoluutselt, et vaadata kogu looma suurust ja siis sellega proportsioonis süüa neid organeid näiteks. Ja Et, no muidugi maks on väike komponent, aga sul on teisi organeid ka. Aju on näiteks üks ohutumaid organeid, sest ta on rasv põhimõtteliselt ja ja nii seal on omega-3-sid palju, onju. mega hea. Ja ma ei ole söönud aju, aga see on mu plaanis. See on Ma, nii ma ei, ma ei tea täpselt, kust hankida. Võib-olla allikad allikatest, oleks. jah, Ja kulla hinnaga muidugi. see lambaaju või? Mhm, just. Ah, see on nii õudselt kallis. Mhm. Et oleks hea aga saada mõni kodutalunik ja ära rääkida see, et lihtsalt selle saab odavalt, ma arvan. väga odavalt ja, aga asi on selles, me just rääkisimegi ühega, kes võttiski ühe lamba, kõik noh, teeb need nülgimistööd ja asjad, annab rümba ja Raigo koos sõbraga siis tükeldasid ära õigeteks tükkideks. aga et ta ütleski, et selle peaga toimetamine võtab sama kaua aega kui kogu keha, et nad ei viitsi sellega lihtsalt tegeleda, ta võtab nii palju aega, et kõik see ära nülgida ja kõik see puhtaks teha ja see aju sealt kolbas kätte saada, et see on ajamahukas töö ja sellepärast Tõesti, okei, huvitav. No see seletaks, miks see on kallis. just. uh,. jah, sa pead kolju ka katki tegema, Mhm. see on see on omaette maagia. Et mis mul olid krambid olid ka vanasti ja see oli pidev probleem. Mul olid karnivoorusel ka krambid, aga mitte nii tihti. tõenäoliselt see oli tegelikult ärkamisega oli kõige hullemad, siis tekkisid need säärekrambid, need olid väga valusad. aga ma muutsin oma seda elektrolüüte ja kõige tähtsam oli see muutus, mis võttis täielikult selle ära, oli trenn. Mhm. Sest ma hakkasin sööma palju rohkem ja siis no tänu sellele on see insuliini signaal palju tugevam ka, mis aitab talletada elektrolüüte ja nüüd, kui ma olen trenni teinud, mul ei ole kordagi krampi olnud. Mhm. Et kui kellelgi on krambid, siis võib-olla trenn võib aidata sellega, et kui sa teed intensiivset trenni, siis sa pead palju rohkem sööma ka. Et niimoodi see saab aidata. kui sa teed pikamaa jooksu, siis ka, no tegelikult isu suureneb ka tavaliselt siis, aga igastahes trenniga, et suureneb isu küll. kui sul on hea arusaamine oma kehast ja sa saad aru, mis keha tahab, siis ikkagi keha annab sulle teada, et rohkem süüa on vaja. Sest mina pean tarvitama 2 korda rohkem toitu, 1,5 või 2 korda rohkem toitu, kui ma muidu peaksin. Et jah, see on päris palju liha, kui ma trenni teen. aga seda on vaja muidugi lihaste kasvuks ja kõik palju see sa päevas taastumiseks. liha sööd? 800 grammi. Kaheksa. Kui ma ei trenni ei tee, Mhm. 900 grammi, aga kui ma trenni teen, siis on 1,3 kilo või 1,5. see on juba päris palju.
Mhm. aga mul on vaja selles mõttes, et või no selles mõttes ma ei tunne, et mul oleks kõht täis, kui ma söön vähem. et selles mõttes liha on väga küllastav, et isegi kui süüa kilo, siis ma ikka tunnen, et ma sõin korralikult, aga ma ei tunne päris seda täituvustunnet, et selle jaoks peab ikkagi sööma rohkem. Mhm. aga mina tean, mis palju ma saan süüa ja kui ma üle söön, siis ma tean ka väga hästi, kui ma üle söön, keha annab kohe teada, et see on individuaalne. Mhm. Äh, jah, mis veel mu rüht läks ka paremaks, kui ma karnivori tegin automaatselt, et, et ei ole seda lonkus selga, see läks lihtsalt automaatselt paremaks, mis oli hea asi, sest mul oli sellega probleeme, see on tõenäoliselt põletikuga seotud ka, et närvipõletik, et mis segab seda korralikku rühi hoidmist ja need lihaste tööd, lihased olid nõrgad ka. no kui kõhus on pidev valu ja ebamugavus ka, siis see on automaatselt, et sa toetud jah, ettepoole kaitsed justkui seda, sul on valus tõmmata ennast ju sirgeks tegelikult, mina mäletan seda. ja mul oli ka see, et see ongi see, et sa oled sihukeses positsioonis ja kui sa teed tundide viisi seda päevas, siis Mhm. lihased on ka nõrgad. Alaselg oli näiteks mul nõrk, kui ma trenni alustasin ka, nüüd on juba palju parem. et mina selles mõttes jõutrenni sügavalt soovitaksin, Mhm. see annab, enesetunde teeb paremaks ja see annab lihasega, Mhm. miks mitte. ja see on põhimõtteliselt kõik need sümptomid, palju on neid, aga jah, ühesõnaga elumuutev kogemus, oled ära müüdud sellele nii-öelda ära müüdud, ei plaani, ära ostetud. jah, ei plaani tavatoitumise juurde ilmselt kunagi naasta, et siit me jõuamegi selle müüdi juurde, et kas pikaaegselt karnivoorlust viljeleda on kuidagi tervisele ohtlik. ma ei näe, kuidas oleks ohtlik, kui meie esivanemad tegid seda miljoneid aastaid ei ja oleks kuigi kui jah, ja kuigi see tõestus näitab, et nad olid hüperkarnivoorsed enamus ajast, oli perioode, kus olid nad täielikult ka, sellepärast et maa on läbinud mitu jääaega, kus oli väga raske taimedest sõltuda. see on põhimõtteliselt võimatu, siis pidi loomadest sõltuma ja see, eriti kui sa, mida põhja sa lähed, seda vähem taimi on. ja siis olidki, ma usun, et väga lähedal 100% karnivooruse või olidki Mhm. päris pikad ajad, et kümneid tuhandeid aastaid tõenäoliselt või sadu tuhandeid. et see on ja mitmeid perioode, seega me oleme väga kohastunud selle jaoks. et kui keegi ütleb, et karnivoorus ei ole jätkusuutlik, siis ma ütleks, et jätkusuutlik ei ole see tavadieet. Kindlasti. Eriti mõeldes, palju inimesi sureb ja proovivad muuta oma toitumist, sest kui see oleks nii hea, siis nad ei peaks mitte midagi tegema ja nad ei peaks kannatama ka, aga kannatatakse ikka. et jah, see on nagu justkui paratamatus, et kui sa vaatad ringi, siis iga teine ja isegi tegelikult rohkem inimesi juba on krooniliselt haiged. Ja see on see meie eluviis ja toitumisviis, mis me arvame, et on normaalne ja tervislik, kuna see on ju regulatsioonid läbinud ja poelettidele müüki pandud, et meie kaitseks ju tehakse kõike seda, et ikka mürki ei lasta lettide peale ja nii edasi. aga jah, paraku see on meid viinud tervisekatastroofi. ja mul on raske leida kedagi, kes oma tervise poolest oleks nii lähedal üldse kui mina. ma ei tea ühtegi lähedast, kes oleks. kuigi mina tulin nii selliselt haiguslikult taustalt Mhm. ja mina olen nüüd palju paremas seisus kui ükski, keda ma tean. Mhm. kuigi ja ma ütleks, et ja paljudel lähedastel on kroonilised haigused, kõik need sümptomid, ma juba taban ära, mis neil tekib. Mhm. seega ma olen neile öelnud ka, et tasub seda vaadata, ma juba ennetan neid asju. ja siis lõpuks tekib ja siis oi, vaata, mul oli õigus see teema on ka tulnud, eriti ema ja vanaema suhtes ja need, Mhm. et ma näen tulevikku ette, kuigi tegelikult see ei ole. no kui sa tead neid asju, siis sa saadki näha ette. Mhm. sa juba näed ära need tunnused ja siis sa juba tead, mis tuleb ja
Mhm. ja kui elustiili ei muudeta ja ei tehta olulisi muudatusi, siis miks ei peaks tulema? Mhm. See on kurb jah vaadata, aga mina olen näinud seda, et ikka inimesed ei taha olla haiged, nad lihtsalt nad ei ole usaldavad. Nad ei tea. Jah, nad ei tea, aga tõenäoliselt su usaldamatus on tulnud sellest meditsiinisüsteemist ka, sest arstid ei ole suutnud lahendada neid probleeme ja kui arst ei suuda lahendada, siis keegi muu nagu ei suuda. Mhm. Pluss Aga ütleme, et mitte ükski dieet ei ole ka ju aidanud, sealt kaob ka usaldus ära, sest et noh, karnivool kuuldakse ka tihti justkui nagu järgmine dieet, eks ju. ja seda olen ka kuulnud, et kõike dieete proovinud, kõiki asju, aga tegelikult ei ole proovitud ühte asja, mis nagu kindlalt tõenäoliselt kõige töötab. lihtsamat asja. See on väga lihtne dieet, see on palju lihtsam kui keto, sa ei pea midagi jälgima, ainukesed asjad, mida sa pead jälgima, on palju sa seda liha tarbid, taist liha ja rasvast, lihtsalt palju su tai, see rasva ja valgusuhe peab lihtsalt olema käes, aga see tuleb intuitiivselt. alguses on see natuke keerulisem, aga on viise, kuidas seda lihtsamaks ka teha. kui sul on taineliha, sa saad lihtsalt kaaluda ära selle, võtad rasva, kaalud selle ära, siis sa saad täpselt teada massi alusel, palju sul see rasva ja valgusuhe on. et karnivoorus saab ka valesti teha kahjuks, et Mhm. isegi kui ta oli lihtne on, minul oli selle alguses probleeme ka selle rasva ja valgussuhtega, et mul läks see üles-alla. Liiga palju rasva, liiga vähe rasva ja mul ei tekkinud piisavalt kehas sappi ka, et ma pidin nii kaua ootama, et see üles oleks reguleeritud ja sapi jooks on sul vaja toitaine, mis on lihas. ja kui sul neid toitaineid pole, siis sapi tootmine on ka piiratud. seega see on niisugune paradoksaalne asi, et sul on vaja koliini, B4 folaat ongi vist B4, jah, et sul on vaja, jah, vist oli või B9, B4 oli minu arust ka, folaat on vist B9, aga jah, sul on vaja rida neid toitaineid ja siis sa alles saad piisavalt sappi toota ja transportida. et karnivoorusega on see ka, et alguses võib olla seedimisega, liha seedimisega probleeme, aga mida kauem sa sööd seda ja mida rohkem toitaineid saad, seda lihtsamaks läheb. ja maahappega on ka vaja selle taastumiseks, mõnedel inimestel on vaja seda, neid toitaineid saada. ja see ei tulegi kohe, et tihtipeale ongi see, et inimestel on liiga vähe maahapet ja neil on raske liha seedida, aga see ei ole lihasöök, see on, Mhm. isegi kui see on lihasöök, see on tõsine probleem, selles mõttes, et see vähene maahape tekitab igasuguseid sümptomeid. Mhm. näiteks seda GERD-i või mis see gastroesophaga, mis see eesti keeles, igastahes keerulise refluksihaigus, Mhm. ütleme nii. Eesti keeles on kõik raske. tihti arvatakse, et mul on magu ülihappeline ja et mul tekivad need refluksid ja kõrved, see ja, tegelikult on just vastupidi. ja see tundub, et maahape oleks liiga see marra, põhjus. siis ta ei, siis jah, splinter või mis iganes see on, see ei hoia kinni ja siis ajab tagasi, et minul oli mitu aastat sellega probleeme. ja su kõri ei ole arenenud selleks, et olla kogu aeg maahappe all. jah. tal on muidugi membraan, mis kaitseb ära see mükoosne see kiht. see Mhm. blokeerib selle maahappe kahjulikkust. aga kui sa pidevalt saad seda, siis kahaneb see kiht ära ja Mhm. kuivab ära ja sul tekivad valud ja kõrvetsed. Need on täpselt need sümptomid, mis ongi refluksihaigus. Mhm. jah, seda on lihtsalt hea teada, et on mingeid asju, mida ette vaadata karnivooluse alustamisega, aga üleüldiselt see on väga lihtne. Mhm. aga tulge siia gruppi, küsige küsimusi, jagame kogemusi, et saab ise pusides väga lihtsasti ka. et nii me kõik oleme ju ise ka õppinud, aga olnud ka kontaktis erinevate karnivoori arstidega, näiteks noh, meie omalt poolt olime Anthony Jeffi ja Sofia Clementsiga kõige rohkem kontaktis, kes siis aitasid, et täna me pakume oma poolt tuge nii palju, kui vastavalt meie kogemused on. jah, et jah, põhiprobleemid on ja, et kes ei julge liiga palju, eks ju, alguses seda rasva süüa, kuna meid seda rasva on nii palju demoniseeritud, et tekitab südamehaigusi ja rast teeb paksuks ja naised eriti on eluaeg seda vältinud, eks ju.
et ja siis nad ei kaota kaalu, näiteks üleliigset kaalu, sest tegelikult selgub, et nad ei söö piisavalt rasva, söövad liiga valgurikast ja võib-olla isegi kaloraaž on liiga väike. et seal on palju nüansse, mida keegi teine kõrvalt vaataja saab nagu paremini aru ja oskab sind paremini suunata. et selline tugi on ka olemas, pluss see, et jah, nagu sa ütlesid, et sappi tooda, sest sa ei olegi harjunud, keha ei olegi harjunud sellises koguses rasva üldse läbi töötlema. et aga aeglaselt tasapisi tutvustades ja isegi inimesed, kellel puudub sapp, sapipõis on ära opereeritud, ka nemad on edukad karnivoorid, on päris inimesed, jagavad oma päris kogemusi, et on täiesti võimalik vaikselt keha tutvustada, et seda lihtsalt teadlikult tehes. ja kui sul seda sapipõis ei ole vajalik, see on lihtsalt talletusorgan selle sapi jaoks. Mhm. et tegelikult sa lihtsalt ei saa järjest süüa nii palju rasva, sa pead tegema võib-olla 2 portsjonit. ja just, jah, just. aga see ei ole suurt hullu, Mhm. et see on lihtsalt kohandav. tegelikult sapipõis peaks kõigil olemas olema, aga vähemalt keha on nii paindlik, et ta saab ilma selleta. et Jah, maks toodab sappi just. ikkagi ja siis sapijuhadest viib. et see on kõige tähtsam. Ja ja paljud ütlevad lihtsalt, on andnud tagasisidet, et oi, mul läks süda nii pahaks, ma ei suuda seda rasva süüa. jah, siis ongi see, et sa pead lihtsalt vaikselt harjutama ja lõpuks sa suudad ja lõpuks sa tahad seda süüa, sest see ongi sinu energiaallikas. ja mida see Chief'i on öelnud ka, et sul võib tekkida pseudo see sapipõis. et mõned inimesed tekib kuskil Mhm. või pooltel tekib umbes nendel, kellel on puis puudu, et neil tekib mingi teine moodustus, mis on nagu põhimõtteliselt sapipõis. et aga see võib ka tekkida. inimkehas on olemas kõik see, et suudavad hambaid tagasi kasvatada, isegi jäsemeid. lihtsalt seal on üks mingi retseptor või asi on puudu, mida kui väljaspoolt lisada, siis meil võib ka saba taha tagasi kasvada nagu sisalik. Saba no nagu siis ma ei tea, saavad ma tagasi ei tea kasvada. saba kohta või juuste jah, kohta, see kui oli keegi on niisama. kiilaspäine, aga jah, muud võib küll juhtuda. ja et kõik on võimalik. ja, mis sa annad veel soovitusi, kui keegi mõtleb alustada nüüd sinu jutu põhjal, sul on sarnased sümptomid, mis sinul olid, et mida sina ütleksid sellisele inimesele? ma valiks selle meetodi, kuidas alustada karnivoori, et kas minna järsult üle või üleminekuliselt. on osa inimesi, kellel järsult töötab, minule töötas, mul oli vaja koheselt abi. aga ma jällegi saan aru, et üleminekuga on kohati asjad paremad ja see mikrobiomi muutus ei ole nii järsk. selles mõttes, et kui sa järsult lähed omnivoriteedilt karnivoorusele, siis sa tapad suure osa oma mikrobiomist ära, sest nad toituvad süsivesikutest. ja sealt tekivad need paljud negatiivsed sümptomid ka, mis inimestel on ülemineku ajal. mul tekkis kohati ka neid sümptomid, aga minu jaoks see ei olnud nii hull. see kasu, mis oli parem kui see negatiivne külg sellest, et sellepärast oli mulle hea. ja näiteks mul vennal, ta on ka proovinud karnivoori, et tema on järsult üle läinud ja tal ei ole probleemi, et see ikkagi sõltub inimesest. aga kõige ohutum on üleminekuga teha, et siis ei ole seda, kõik läheb sujuvamalt ja sümptomeid on vähem ka. ülemineku sümptomid võivad muidu olla tükk aega, 2 nädalat umbes või nädal, sõltuvalt inimesest, et ja siis võib ikka pikk periood minna, kui sa kõike taastad, eriti füüsilist võimekust. füüsilise võimekusega tavaliselt kõige kauem. eriti kui on sportlane, siis läheb kuskil 6 kuud, 9 kuud või isegi 12 kuud, et see füüsiline võimekus tuleb tagasi, aga kui see tuleb tagasi ja see võib isegi rohkem tagasi tulla. minul näiteks tuli, et mu füüsiline võimekus on palju kõrgem, kui ma olin omnivori dieti peal. kuigi alguses oli mul väiksem võimekus. ma tundsin küll, et mul energiat on, aga ma ei saanud nagu kasutada seda. et, et see on kõik see on lihtsalt, peaks otsustama, kuidas soovid lähed. aga mina soovitaks üldiselt üleminekuga teha. võib-olla soovitaks, kui on mingi tõsine tervisehaigus, dementsus, südamehaigus, mingid siuksed seisundid, siis võib-olla tasuks järsemalt minna, et kõik sõltub sellest, kes sa oled ja kust tuled. et selle peab valima ja kui tekib mingid negatiivsed kõrvalmõjud järsult üleminemiseks, siis on vähemalt teada, milles see on. et paljudel ongi kuid probleeme, kui nad lähevad järsult üle.
aga see on tõenäoliselt sellest, et nad läksid järsult üle, et see mikrobioom lihtsalt hävines ja need bakterid tulid välja. aga seda saab ka võib-olla aidata siis, kui sa võtad probiooti või noh, kui sa sööd mingi keefirit või midagi loomset, proovid nagu seda aidata tasakaalu tuua, see on mõnesid inimesi aidanud. saab fermenteerida köögivilju ka, kuigi ma ei soovita neid nii väga, et minu arust on parem, kui need fermenteeritud piimatooteid tarbida, kui üldse taimi. aga kui väga tahab, siis see on ka variant. -hmm. aga üleminekusi mina soovitaks mingi 2-4 nädalat teha, et väga pikemalt ei ole vaja. see 2-4 nädalat, ta on kiire üleminek, aga see tähendab, et ei pea nii kaua ootama ja saab suure osa kasu. ja see aitab selle ketogeneesi ka minna ja see ketoosiga harjuda, et see võtab ka aega. et tavaliselt, kui inimesed lähevad omnivori dieedilt karnivoorile, siis on suur osa on selles ketoosi harjumatus ka. see on see, miks inimesed paastuvad omnivori dieedi peale, et kui nad ei söö iga paari tulli tagant, siis nad tunnevad väsimust, igasuguseid probleeme, et see ongi sellest, et keha ei ole adapteerunud ketoosiga. ja kui sa paastud, siis hakkab keha juba kasutama neid ketoonkehasid ja seda energiaallikat. ja tegelikult see on meie see baasenergiatase süsteem, mida me peaks kasutama, see, et süsivesikute tarbimine, see on väga uudne. looduses sa ei leia kuskilt, et sa saad pidevalt süsivesikuid ja tegelikult see on, selle mõttes ta on biokeemiliselt väga kahjulik ka, et kõrge insuliin, kõrge veresuhkur ja kogu aeg. et ainult hooajaliselt olid taimed ikkagi ja puuviljad ja need olid vähem magusad ka. okei, siis jah, eks inimesed ise tunnetavad, kas nad on kõik või mitte midagi tüüpi või vajavad sellist sujuvamat üleminekut. et võimalusi on erinevaid. et igaüks peab ise leidma selle viisi, et see on ka selline protsess, õppimise protsess. ja ma arvan, et tähtis asi karnivoorilise püsimisel on see ka, et sa leiad selle põhjuse, miks sa teed seda. ja võib-olla see põhjus tekib siis, kui sa teed seda ka. alguses võib-olla ei olegi seda, et võib-olla on kaalukaatus, võib-olla on see peavalud, soolestikuhäired, väsimus, vähe energiat, kõik need igasugused eesmärgid, mis inimestel on, et see on okei kõik, aga tasub proovida, äkki leiad, et ei ole ainult kaalukaatus see eesmärk, et sa saad palju rohkemat kui kaalukaatus. kaalukaatus on ainult see väike tükk sellest ja võib-olla isegi ei ole kõige tähtsam. seda peab ise kogedes aru saama. et ikkagi eelkõige peab seda ise tegema, et niisama ei tule. jah, keegi seda sinu eest ära ei tee. jah, aga see on päris lõbus kogemus ka, ma soovitan. ja väga palju ägedaid inimesi saab seoses sellega, nendega saab tuttavaks, et kutsun julgelt meie gruppi ka. et plaanis on teha kokkusaamisi, me oleme juba paar korda saanud ja vahetame infot ja oleme üksteisele kasulikud ja toetame teineteist sel teekonnal. jah, jah, aga aitäh sulle, Hugo, et tulid oma lugu jagamast ja ma ei tea, järgmiste kohtumisteni võib-olla. loodetavasti jah. ei no, eks ikka. aga tore oli vestelda ja mulle meeldis. aitäh sulle. head aega. okei, jah, väga. ma otsin nüüd seda lõpetamise kohta. Ah.